Maarjamaa rahvana teame meiegi üht-teist kannatustest ja vastupidavusest ka kõige karmimates oludes. Tartu Pauluse koguduse õpetaja Harri Haamer on enda käigus Siberi vangilaagritesse kirjutanud raamatu Meie elu on taevas. Elu koos Jumalaga ei tähenda lusti ja lillepidu, küll aga annab Jumal jõu kanda ka kõige karmimat koormat ja jääda ikka inimeseks selle sõna ilusamas mõttes. Jääme palvesse. Tänu sulle, taevaisa, elu eest, mis oled kinkinud. Et oled puhunud oma hingeõhu selle põrmu sisse. Et oled andnud ristimises oma vaimu. Et võime juba siin ajaliku elu keskel aimata igavikku. Me palume, juhata meid selle elu teel. Aita meil teha häid valikuid, et me ei põhjustaks teistele tühja kannatusi, vaid võiksime olla abiks neile, kes teelt eksinud. Palume kõigi eest, kes võitlevad kurjuse jõudude vastu. Tee meid tugevaks armastuse väes. Hoia, et kuri meid ei nakataks. Õnnistame kodusid. Õnnista abielu armastust ja austust üksteise vastu. Õnnista laste kasvatamist ja kasvamist. Kuule meid, kui palume kogu oma elu su kätte, nõnda kui sina oled meid õpetanud. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. See, mis oli, seda ei saa me muuta kahjuks, sest see on ajalugu. Täna on meie kohus teha kõik selleks, et see enam kuidagi korduda ei saaks. Me peame teadma, me peame mäletama ja see, et me oleme täna siia kogunenud, tähendab seda, et me teame ja mäletame. Aitäh teile kõigile, et olete täna siia tulnud. Aitäh, et mäletate.